See oli väga tore ja vägev sõit ja ma arvan, et vaadates seda, et kui paljusid inimesi me tegelikult kaasasime ja kui paljudele inimestele see jalgpalli käekäik korda läheb, see on meeletu töövõit. 4 aastaks ametisse tagasi valitud Aivar Pohlak, kes oli kuni eilse alaliidu üldkoguni avalikkuse ees varjul olnud, avas oma otsuse suhtes lõpuks suu. Mehe hinnangul oli Klaavani kampaania Eesti vuti kogukonda lõhestada püüdev ning ta ei soovinud selle käigus enda poolt õlitulle rohkem valada. Ma ei taha minna kaasa selliste poliitiliste võtetega, millega aetakse kogukond lõhki ja läbi vastandumise, et nad on üksteise vaenlased, siis hakatakse selle pinna pealt lõikama poliitilist profiiti. Et jalgpallis nii ei tohi olla. Alguses, kui mina välja tulin, et siis kuidagi vastaskandidaadi pealt oli ka, et erineva kaalukategooriaga nagu tüüp ei lasta nagu sinna ühte ringi kokku, et selles suhtes. Kas see on selline ka naeruvääristamine, selle suuna võtmine, et eks igaühe nagu see enda otsustada. Avalikkuse seas läbi viidud küsitlused või rahva sees tekkinud toetusaktsioonid pooldasid väliselt Klaavanit. Lisaks oli mitu alaliidu liiget, kes seisid valjult Klaavani taga. 102 võimalikust häälest 68 hankinud Pohlak arvab, et näiteks Harju Jotka Laagri, Paide linnameeskonna või Tallinna Kaleviga suhetes ja koostöös minnakse edasi hästi. Täna ei ole ühtegi Eestis klubi, kes saaks julmalt lihtsalt selga pöörata ja ignoreerida. Ja väga hea meelega aitame neid klubisid enda probleemide ületamisel, ükskõik nõu või jõuga, mida iganes. Kas 4 aasta pärast võiks Klaavan uuesti proovida, sellele ei osanud vutilegend vastata. Vastaskandidaat Pohlak lausus, et ses kampaanias kasutati Klaavani naiivsust räigel kujul ära. Meediale ei soovinud president täpsustusi jagada. Kellegile läks see kõik nii väga kalliks maksma. Kogu see asi, mida tehti. Väga kalliks maksma. Ja ehk siis keegi pettis kedagi päris korralikult siin taga. Pohlaku eesmärgiks järgmisel 4 aastal saab olema pärast laialdast kõneainet pakkunud valimisi Eesti jalgpallipere tagasi kokku lõimimine. Samuti asub ta täitma uues alaliidu arengukavas presenteeritud punkte, millest mõned on inspireeritud ka Ragnar Klaavani valimisprogrammist.